Kõikidel triki- ja mustkunstisõpradel on täna hea päev. Ilmunud on raamat Lembitu maagiline maailm, Eesti oma mustkunstiraamat. Tegu on taasiseseisvumisaegse järgse vabariigi esimese Eesti oma autorite poolt kirjutatud mustkunstiraamatuga. Nüüd tervitangi raamatu autoreid. Tere hommikust, Meelis Kubo ja Ande. Tere hommikust. Kuidas siis Lembitu maagiline maailm raamat sündis? Tegelikult oli kirjastuse poolne pakkumine kõigepealt. Ma olen kirjutanud 5 aastat ajakirjale Hea laps mustkunstist artikleid siis iga kuu ja osaliselt on see sellest välja kasvanud ja osaliselt on ta siis iseseisvalt sündinud. On see lastele raamat, on see täiskasvanutele raamat? Kuni 14 umbes, aga seal on ka täiskasvanutele juttu, sest et lõpus me oleme dokumenteerinud natukene ajalugu, nii maailma ajalugu kui ka Eesti mustkunsti ajalugu. Mu vanaema näiteks luges läbi ja talle meeldis, nii et ma arvan, see on peaaegu. No samas ega seda mündiga trikki või inimese nii-öelda pooleks saagimise trikki, mida te siin ka näitate vist. Ega mina neid ei oska teha, nii et võiksin ka lugeda, kuigi olen juba rohkem kui 14. Kas kõiki trikke on ka seletatud? Seda pooleks saagimist otseselt ei ole, see kuulub sinna sissejuhatava peatüki juurde illustratsioonina. Aga kõik, mis pärast sissejuhatavat peatükki on ikka kõik ka lahti seletatud. Kuivõrd see on juturaamat või on siis sissejuhatus sellisesse mustkunsti maailma? Seal on mõlemat, et lapsed saavad, kes ei taha trikkide saladusi teada, need lihtsalt loevad, kes tahavad õppima hakata, need saavad ka saladusi lugeda, aga meil on seal üks selline lihtne printsiip, et me neid suuremaid illusioone, mis kuuluvad juba professionaalsete mustkunstnike repertuaari, neid me lahti ei seleta. Ta on ikkagi selline baas. See tegelikult huvitab mind kõige rohkem, et kas on kuidagi patenteeritud trikid, kas on trikid, mida isegi kui sa läbi hammustad suurt trikimeistrit vaadates, ei tohi avaldada? Trikk ei ole patenteeritud, aga esitlus võib olla ja õpetus võib olla. Aga trikk kui selline ei ole patenteeritud. Kuidas teie enda tee mustkunstini algas? Kas samamoodi suvalisi raamatuid võib-olla ahmides endasse, kui te neid leidsite suuri mustkunstnikke jälgides nende showdel? Eks ta umbes nii algaski, jah. Ja ma sain ka oma sõbralt selle pisiku, kes juba tegeles ja see tohutult innustas. Ja siis hakkasin ise otsima ja nii ta läks Lepase reega. Kas siin raamatus võiks leida ka mingisugust Eesti trikki? Kas võib üldse öelda, et meil on mingid Eesti-pärased trikid olemas? Või mustkunst ei tunne riigi piire? No iga trikk sõltub ju tegelikult esitusest. Et iga trikki võib esitada Eesti-päraselt ja võib esitada ükskõik mis rahvuspäraselt, võib esitada rahvusvaheliselt. Trikimehhanism on tegelikult see, mis on tegelikult kõige aluseks, aga mis on põhimõtteliselt kõige vähem oluline. Sellepärast, et esitlus on just see, mis annab trikile elu. Ja see, kas on Eesti trikk või mitte Eesti trikk, see sõltub kõik esitusest ja esituse võib iga üks endal ise välja mõelda. Nii et olete siin püüdnud anda väga head ülevaadet. Kas on plaanis ka teha mingisugune süvendatum mustkunstiraamat edasi jõudnutele juba ja neile, kellel on sügavam huvi? No alles tuli see esimene välja. Ja Eesti on nii väike, et vaata, mis siin ma arvan, et see oleks praegu liiga tervislik, kui me hakkaks suuri illusioone lahti seletama. See ei ole nagu meie eesmärk. Me tahame lihtsalt, et see ala kui selline hakkaks vaikselt liikuma edasi ja uuem põlvkond kasvaks peale. Aga meie eesmärk ei ole mingitel välismaa tegijatel ära teha, et me näitame trikkena. Iga üks, kes selle stardi saab, ta leiab piisavalt endale igasuguseid abivahendeid, kuidas trikke õppida, aga see eeldab muidugi huvi olemasolu ja üsna niisugust korralikku tööd. Enesedistsipliini igal juhul. Ja samamoodi nõuab seda ka harjutamine, et trikid ei saa selgeks üleöö. On trikke, mida harjutatakse aastaid, on neid, mida paar nädalat ainult. Kelle te siis soovitate seda raamatut? Kõigile, kellele mustkunst huvi pakub. Kunagi pole hilja. Nii et igal juhul järgmiseks jõuluks on võimalik täiesti jõuluvanale mõni lihtne, efektne trikk ära õppida. Jah, väga hea king. Tundub üldse, et praegu on Eesti tabanud selline trikimeeste ja mustkunstnike buum, et iga üks püüab profiiti lõigata. Et on see siis praegu kerge? Olete näinud juba, et inimestel on huvi ja nõudlus sellise raamatu vastu? Eks ikka ole. Ja ma arvan, et praegu, kui see on aktuaalne, siis tulebki nii-öelda kuuma anda ja tegutseda. Ja ma arvan, et see nõudlus on tegelikult meil juba
üsna pikka aega selles suhtes, et kui tegu on taasiseseisvumisjärel esimese Eesti autorite raamatuga, siis tegelikult täitub selle aastaga nüüd 70 aastat, millal üldse ilmus viimane Eesti autorite mustkunsti raamat. Et meil on küll tõlkeid ilmunud, aga niisugust päris oma asja. Oma kohendatud raamatut või midagi sellist nagu ei ole. Kas 70 aasta vanune raamat pakub ka tänapäevasele mustkunstnikule midagi põnevat? Absoluutselt. Seal on väga huvitavat. Seal on selliseid asju, mida tegelikult, mis ei ole väga levinud, sest et need on osa on neist ära unustatud. No iga uus on ju hästi unustatud vana, nagu öeldakse. Ja kuidas öeldakse, et kui tahad, et keegi trikisaladust teada ei saaks, siis pane see raamatusse. Eriti tänapäeval, ma arvan, kehtib see, kus inimesed ei viitsi raamatuid lugeda. Aga raamatu lõpus on olemas tegelikult ka täielik nimekiri, vähemalt meile teadaolevalt täielik nimekiri kõikidest eesti keeles ilmunud mustkunsti raamatutest. Ja, see on päris pikk siin lõpus, ma näen. Aga Meelis, ma tean, et sul on ka ette valmistatud väikene trikk. Ega me muidu sind ju siia stuudiosse ei laseks niimoodi, et me ikka nõuame kogu tuleb kuidagi välja teenida. Aga ma tahtsin ära märkida ka selle, et raamatus on illustratsioonid, mis on Ande ja ta tüdruksõbra Iirise tehtud, et see on puhas oma looming. Minu arust oli väga lahe, et nad viitsisid seda teha. Aga trikk ise on koos raamatuga. Ja, raamatuga nüüd sa oled näinud, et siin on päris palju teksti ja erinevaid siis pilte. Ja ma lasen sul valida ühe lehekülje siit samast meie raamatust. Suska näiteks see sama kaart siia vahele kuskile. Nii. Täiesti omal valik. Me ei ole midagi kokku leppinud, see on sinu valik. Lükkasite kuskile siia. Nii. Ja nüüd ma lasen sul siis... Kollitama. Ma ei hakka kollitama. Lasen sul vaadata, mis kaart või tähendab sinu valitud leheküljelt, vaata esimest sõna. Näed? Jätta see meelde. Mina ise ei piilu. Ja ma panen siia ühe kaardi laua peale. See on meie väike saladus. Vaata mulle otsa korda seda sõna oma peas. Lihtsalt nagu mõtte süüa, see on unistus. Jah. Oli? Midagi on seal veel? Unistust. Käändes unistust. Okei, nüüd võib tekkida igasuguseid mõtteid, et võib-olla ma piilusin, me kindlasti ei leppinud midagi kokku, aga siin on üks huvitav kaart, mille ma panin just lauale ja siin on kirjas, pole olemas unistust, mis ei täituks. See on sulle kaamerasse. Oi, ma olen jälle haneks tõmmatud ja ära võlutud mustkunstnike poolt. Ma tean, ma olen tänuväärne publik. Aitäh. Nii et kas selliseid trikke võiks ka selle raamatu abil õppida? Päris sellist ei ole, aga kui sarnaseid ja kui alustada sellega, siis küllap jõuab selleni ka. Suur tänu, Ande ja Meelis. Nii et soovime teile edu selle raamatuga ja loodetavasti tuleb ka mõnus järg sellele kunagi. Materjali tegelikult on juba. Väga hea. Nüüd aga aeg muusikaks.